Nii ja tere kõikidele ja täna on meil siis selline väga-väga äge webinar, nii et ma arvan, et sa oled ka siin, siis sa tahad siia saada enda seda flow'd sisse kindlasti on ju, et kuidas saada oma asjadesse selle flow ja tegemise ja kõik muu sellise. Et esimene küsimus võib-olla mul sulle ongi see, kui sul on küsimusi, siis pane siia chati on ju, kui sa siin oled, aga ma hakkan siis järjest rääkima siis kuidas sinna flow'sse siis ikkagi saada ja kuidas mina siis esimesena inimesi aitan, kui nad ütlevad, tulevadki minu juurde ja ütlevad, et oo Heidi, ma olen selle teemaga kinni, tolle teemaga kinni. Ja võib-olla sa ütled ka, et vot, mis teemaga sa kinni oled, et see webinar on siin suunitlusega rohkem nagu ärile, rahale on ju. nii et sa võid ka öelda, et mis sul näiteks teemavaldkond on, millega sa kinni oled, et äkki sul, ma ei tea, ei ole kliente või ei ole käivet või ei ole nähtavust, on ju, või sa või ilmselt tead juba tegelikult ka enamus inimesi teavad, et millega nad kinni on ju. nii et sa võid ka juba öelda, et vot ma võib-olla tean või võib-olla sa tead, mida sa pead tegema, aga sa ei tee neid asju, jah. võib-olla ei ole tuju teha neid asju võib-olla, võib-olla ei tunne toetust, ei ole sellist emotional support'i on ju. et sa võid mulle panna, et mis sa nagu ise juba võib-olla teadlikult tead, et mis need valdkonnad sinu jaoks võivad olla, siis ma saan sind aidata, on ju. siis ma saan sind paremini täna webinaril aidata ja läheme siis, et kuidas siis tuua seda flow'd ja kõike oma ellu ja väga suuresti, kas sa oled käinud mul ka alateadvuse väljakutsed, on ju, et kui sa eelmisel nädalal osalesid, siis ütle, et jaa, osalesin, jah, sest täna ma toon siia sisse ka juba selle asja ka, et alateadvuse väljakutsel me tegelesime küll väga erinevate teemadega, mis iganes suhted või raha, aga tegelikult seda saab laiendada ka siis ettevõtluse peale, on ju. sest ettevõtluses on samamoodi kõik need erinevad uskumused, on ju, erinevad energiad, erinevad asjad, mida me usume ettevõtte kohta. ja hea uudis on jälle, sa saad jälle oma armsa keha appi võtta või pendli, on ju, et lihastestida siis neid asju, mida sa usud oma kehas, on ju ja inimesed usuvad siis tõesti kõige huvitavamaid asju üldse ettevõtluse kohta, on ju. ja siis nad alateadvus proovibki neile luua siis seda, mida nad usuvad, on ju. ja kui sa muudad oma uskumusi, siis muutub kõik muu sinu ümber ka, on ju. nii, ma panen teid pärast mute'i peale, et kui sa ka märkad, et sa ei ole mute'i peal, siis võid panna ennast mute'i peale. nii et kuidas see sul on see täiesti sinu enda uskumused siis peegeldavad sinu elu. anna mulle teada chatis, et kas see on sinu jaoks midagi väga uut või sa oled juba käinud minuga ringi siin alateadvuse väljakutsel. ja, ja see on ka, et just, et ma ei tea, mis on päriselt see, mis mul silma särama paneks töö mõttes, kahtlen palju ei suuda otsustada ära, onju. see on väga selline ma ei taha nagu kuidagi sinu muret nagu vähendada, aga väga paljud on see teema, eks ole. ehk siis öeldakse, et ma ei tea, kes on mu nii-öelda unistuste klient, kellele ma peaksin fokusseerima. ma olen nii multitalent, on ju, et tahaks kõikidega tegeleda, kõiki asju tahaks elus teha, on ju. oskan seda ka teist ja kolmandat, eks. siis mhm. nii Kristin, kui sellest peale, kui ma selle otsuse tegin, et kirju saata, sest peale jäi minu parem käsi haigeks ja ma pole suutnud veel ühtegi kirja saata just. et siis on mingi ebakõna seal on ju. jah, nähtavuse hirm ja just ongi see, et peaks ettevõtetele saatma pakkumisi on ju. tahaks minna tegema töötubasid, aga tegelikult on see, mis halvab, hirm halvab on ju tegevust on ju ja hea uudis on see, et meie kehal on kõik lahendused olemas, täna läheme rohkem selle sisse ja ma arvan, et te saate siit nii palju uut õppida, on ju. ja ma ka ei tea, mida ma teha tahan ja kui hakkan tegema, siis jään kinni ja lihtsalt ei tee. nii et siin ongi kaks asja, kas inimesed, üks on see mindset, eks ju, need uskumused on ju, mida me elame, on ju. ja teine asi on see strateegia ka, on ju. et sel aastal on paljud asjad, mis eelmisel aastal töötasid, ei tööta, on ju
on ju. Sellepärast siin oleneb ka, et kui sa oled ettevõttes, mis valdkonnas sa oled, ai väga palju töökohti on ära söönud, on ju, väga palju uusi loonud juurde, on ju. nii et siin on ka vaja vaadata, et võib-olla on vaja natukene sellist spurtida, teha mingi karjääripööre või hoopis teistmoodi asju teha, on ju. et kõik on hoopis teistmoodi praegu, jah. olete nõus minuga? nii, ja ai väga palju aitab ka meid, on ju, et tegelikult kui sa tead, kuidas ai sind aitab, siis noh, ma ei tea, minul täna hommikul on ta juba väga palju töötunde kokku hoidnud, nii et väga paljud inimesed, mu ettevõtjatest kliendid loobuvad virtuaalsetest assistentidest, teevad väga palju asju ise ära, on ju, või töötunde siis vähendavad, et tegelikult on meil praegu ettevõtluses parim aeg, nii et kas sa oled nõus minuga, et praegu on ettevõtluses parim aeg, ütle ma nõus või ei ole ma arvan, et praegu on absoluutselt väga hea aeg igasuguseid asju, uusi tooteid turule tuua, inimesi aidata, kõik on nagu väga-väga hea aeg praegu. nii et kas sina ka arvad seda? jah. nii, aga hakkame siis nende äriuskumustega siis tööle. on väga hea aeg, märge just jah, et nii palju äge, see kõik see ai asi aitab nii palju asju kaasa, nii palju inimestel on nii palju probleeme, segadust, millega neid saab aidata nii et väga palju huvitavaid asju. nii, aga lähme siis slaidide juurde ja täna ma mõtlesin, et ma jagan siin, räägin sulle ärilistest uskumustest täna. nii et võib-olla see on sinu jaoks täiesti uus teema, nii et ütle mulle uus, kui see on sinu jaoks täiesti uus teema, ärilised uskumused. ja see on siis see, mida ma olen, ma ei tea, kogu elu teinud, ehk siis ühel hetkel minu jaoks oli vau, et noh, tore küll on ju, teha afirmatsioone, teha igasuguseid uskumusi, aga ma järjest hakkasin inimestega töötama äriliste uskumustega. juba 10 aastat tagasi ma lõin esimese ärimastermindi grupi, kus siis mul on eraldi kursus, siis väga-väga paljud inimesed on läbi käinud minu ärimastermindi uskumuste programmi, kus siis tõesti muutes uskumusi on võimalik siis väga palju muuta siis ka seda, mis sul elus toimub. nii et kui sa oled saanud oma mingi uskumusega nii-öelda paremaks, siis sa tea, et see toimub igas valdkonnas, uskumused töötavad ja ettevõtlus, äri, raha ei ole üldse midagi muud, on ju. nii, nii et ärilised uskumused on siis selline teema, et mis mind väga sütitab, on ju. mikspärast see mind sütitab, on ma olen tegelikult ju 4 lapse ema, ettevõtja, koolitaja. minu suur passion üldse ettevõtlusega alustamisega, siis sellepärast ma nägin, et seal ei ole mingeid sissetuleku piire, et oma esimese ettevõtte ma tegin üle 30 aasta tagasi palgatööl olles ja olin siis ühel hetkel siis avastasin, et vot kui äge, et palgatööl ma saan kindlat summat, on ju, aga kui ma teen ettevõtjat, siis mul raha muudkui tuleb uksest aknast, on ju. nii et ma ei tea, kui paljudel teil selline kujutlus on ettevõtlusest, on ju, ja kui palju te usute seda, et raha tuleb uksest aknast, on ju. sa võid ilusti, kui sa lihastesti oskad, sa võid ilusti lihast testida, et mina siiamaani usun seda, on ju. et kas sul on seda uskumust, on ju et see raha tuleb uksest aknast ja kui sul ei ole, siis no jah, et keegi on siis öelnud sulle, et kuule, et raha tuleb raske tööga, on ju. panen Erki su korraks mute'i peale siin, jah. nii, minu pere, jah, 4 last on meil Levisega, Levis on ka ettevõtja, nii et meil on kõik lapsed on, 2 on juba praegu ettevõtjad ja ülejäänud on ka kindlasti hakkavad ettevõtjaks, sest tänapäeval on ikkagi ettevõtlus on selline asi, millega kõik tegelevad, et minu tutvusringkonnas enamus inimesi, teadurid, et teadlased, õpetajad on juba ettevõtjad, on ju. et just sel samal põhjusel, millega mina 30 aastat tagasi alustasin, et luua endal siis seda cash'i, on ju, ehk siis raha on ju rohkem kui palgatööl. Mis need ärilised uskumused siis tegelikult on, need aitavad sulle väga palju tuua flow'sse, sa saad ka aru, et miks sa ei ole vastavalt sellele, et kuidas sinu keha siis käitub, et ja ärilised uskumused, sa võid täiesti screenshot'i sellest endal teha pärast või salvestada selle pildi, on siis, et sa võid uskuda erinevaid asju siis tegevuse eesmärkide kohta, on ju. et ma võin uskuda, sa kindlasti tead inimesi, kes räägivad, et nii raske on ikka ja aeg on nii keeruline ja mina siin täna tulin ja ütlesin sulle, et kuule, nii maailma parim aeg on ju. ja kui sa usudki, et maailma parim aeg on, siis mis siis nagu üle jääb, on ju, see peabki olema maailma parim aeg, on ju. ja midagi head kindlasti tuleb, on ju, kui sa usud, et maailma parim aeg on ju.
Siis igasugused muutus- ja kasvu kohta uskumused, et näiteks, et, et muutus on keeruline, on ju. Muutus on raske, kasv on raske. Kasvu jaoks ma pean, ma ei tea, pael hingega, hing paelaga kuidas seda öeldakse? Kaelas on ju, et umbes niimoodi ma pean on ju niimoodi tegema, kui ma tahan kasvada, on ju. et see on väga-väga raske aeg ja väga paljudel startupidel ma vaatan, on need uskumused, et nad tõesti nagu surevad sinna peaaegu ära, sinna läbipõlemisse ja perekonnalahutused ja igasugused asjad kõik äriteemal juhtuvad, et see on kõik, et mida sa usud üldse selle kasvu kohta, kas see on sinu jaoks võimalik. Kliendid, et absoluutselt, ma ei tea, kas siin keegi tahaks endale rohkem kliente, et pane mulle üks chati, kui sina tahaksid endale rohkem kliente saada. Samamoodi võib-olla oled kogenud seda, et klientidega võib-olla mõtted on sellised, et kliente ei ole ja klientidel pole raha või kui neil on raha, siis nad kindlasti ei taha minu teenust osta või toodet, on ju. Selline asi, et noh, ilmselgelt nad praegu ka tunnevad sama, mida mina, on ju. kliendid ilmselt mõtlevad kõike samu mõtteid, mida sina mõtled, on ju, nii et ma ei tea, kas keegi on olnud selles kohas, kui sa oled mõelnud, et vot ilmselgelt neil on sama probleem. Ja üllatus-üllatus, see ei ole nii, on ju, et inimesed ei mõtle ühesuguseid mõtteid ja mis sulle võib olla keeruline, võib olla ka teisele lihtne ja vastupidi. nii et ka klientide saamine on seotud sinu uskumustega. Siis usaldus ja enesekindlus on ju, ma arvan, et te saate ka aru, et see enesekindlus on ka selline asi, mis on seotud uskumustega, on ju. et kui sa endal keha kasutad, on ju, lihastesti, kes oskavad siin teha peale eelmise nädala tasuta alateaduse väljakutset, siis ma olen enesekindel, kui su keha läheb ette või läheb taha, on ju. et kas see on jaa või ei, et sa võid kas või praegu püsti tõusta ja proovida. et see on ka ainult üks uskumus, on ju. et kui su alateadvus raiub sulle vastu, et ei, et sina küll enesekindel ei saa olla, on ju, siis seal ei ole ka tegevust taga ei tule, on ju. nii et sa tead inimesi, kes räägivad palju ja plaanivad palju, aga tegelikult tule istu ja tee need asjad ära, seda nad ei tee, on ju. ja saan jälle uskumusest kinni. Loovuse uskumused, loovus on nüüd igasugused uute toodete turule toomine. mina näiteks täna juba 3 toodet juba nii-öelda kaardistasin ära, mida me hakkame juunikuust turule tooma Eestis. nii et loovus on ju, sa märkad, et meil on palju kursuseid, igasuguseid videosid on ju, ideid on ju. see oli juba enne ai-d on ju, et oli hästi-hästi palju tegemist. ai teeb asja lihtsalt, kui sul on juba palju ideid, siis ai teeb veel lihtsamaks selle asja muidugi on ju. Juhtimine ja allhange, see on samamoodi juhtimise kohta on ka, mida me arvame juhtimise kohta, on ju. et mida sa usud üldse, et kui hea ettevõtte juht sa oled, sest ilmselt kas sul on ettevõte praegu? jah, on sul osaühing, et sa võid mulle öelda chatis, et kui sul on ju, ütle mulle, et on olemas ja kui sul on ettevõte, siis sa juba oled ettevõtte juht ju, eks ole. ja et sa võid mõelda, et kui ma oleksin, et kui mul oleks selline töötaja nagu sina, et kui palju sa talle siis, kas sa maksaks talle palka või mis sa talle ütleksid, on ju, sihukesele töötajale et kas sa oled selline töötaja, kelle teda sa ise oma ettevõttest oleksid nõus raha eest hoidma, on ju. ja kui veel palka maksad ka, on ju, et siis, et kuidas selle töötajaga see arenguvestlus läbi viiksid, on ju. allhange samamoodi delegeerimine, mida me arvame delegeerimise kohta, väga paljud ei julge üldse delegeerida, on ju. isegi chat-GPT-le ei julge delegeerida asju või cloud'ile. õppimise kohta äri on ka õppimine, ma arvan, et ettevõtlus on ka, on ju, mida sa kindlasti saad aru, et on õppimine, on ju. parimad ettevõtjad õpivad kogu aeg uusi asju. oled nõus minuga? jah, et kui ei tule, kui sa ei õpi, ei käi kaasas, siis su ettevõttel sa kiratsed. mina siiamaani ostan, ma ei tea, online kursuseid, töötan coach idega, on ju, täiendan ennast, on ju, täna hommikul kell 5 kuulasin ühte ägedat videot, on ju, lihtsalt selleks, et läks uni ära ja siis ma õppisin, on ju. nii et õppimine, kui sa praegu ennast kurssi ei vii ai-ga, on ju, erinevate vormidega, cloud'iga, siis noh, ütleme nii, et sinu konkurendid teevad seda, siis nad saavad väga suure konkurentsieelise, on ju, need, kes seda kasutavad.
Siis ärilised uskumused on ka, mis aitavad, hoiavad väga palju sind flow'st tagasi, on see, et mida sa arvad näiteks elustiili kohta. Näiteks kui mina kunagi ettevõtlusega alustasin, siis ma arvasin seda, et kui mul on oma ettevõte, siis ma ei saa väga ajalist vabadust nautida, on ju. Vahepeal on muidugi arengut toimunud, siis ei olnud väga palju mingeid online ettevõtteid. Praegu on online ettevõte mul juba 10, me seal sügisel saame 10-aastaseks juba, on Heidi Plumber International. On juba tegelikult see aitab mu elustiili luua, sest ma saan töötada täpselt siis, kui ma tahan, kellega tahan, kus tahan, on ju. Oma tiimi saan valida inimesed, keda tahan, on ju. Sellised asjad, on ju. Et see elustiil on ka, et võib-olla see perekond ka, et mul vahepeal ma leidsin, et mul oli uskumus, et minul näiteks ma ei saa olla hea ema samal ajal kui ettevõtja, on ju, või koolitaja. Siis ma töötasin õnneks selle uskumuse sain kätte, muutsin ära, on ju, et ma saan olla väga hea ema, kui ma olen online ettevõtja või üldse ettevõtja või koolitaja. Nüüd selline hästi kuum teema on ka turundus ja müük. Mida see turundus ja müük tähendab? Turundus ja müük tähendab seda, et kõik igasugused asjad, mida sa usud näiteks turunduse kohta, on ju, või müügi kohta. Ja et müük võib olla väga selline, minu arust väga selline keevaline teema eestlaste jaoks, on ju. Keegi ei taha olla nagu selline, ma ei tea, lähed Coopi ja mingid kenad noormehed tahavad pensionit sulle müüa, on ju, hommikul vara juba, on ju. Et keegi ei taha olla selline pealtükki müügis, on ju, jah. Ja pigem nad üldse ei müüa, on ju, jah. Nii et seal ongi kaks otsa, et see müük on ja mida sa usud üldse turunduse kohta, on ju. Need on kaks täiesti erinevat mõistet tegelikult, on ju. Marketing, on ju. Raha, absoluutselt, et kui palju sinu ettevõte üldse võiks raha teenida või palju tal võiks see raha läbikäik olla. Et kas seal võiks olla nagu sadu tuhandeid eurosid kuus või palju seal võiks siis nagu lõpuks tulla. Ja kas sa müüd ka siis mingit toodet, mida sul on nagu logistiliselt võimalik see 100 000 tükki teile müüa, on ju. Või selle summa eest, on ju. Et see raha on ka selline äriline uskumus, et kui palju siis tavaliselt selles nišis nagu raha teenitakse, on ju, ja siis jätakse uskuma, et vot minu ettevõte on täpselt samasugune. Hästi palju, kui me räägime sellest flow'st aja planeerimisest, on siin seotud ka tegelikult ärilised uskumused oma isikliku jõuga, on ju. Et kas mina olen siis see inimene, kes võiks seda kõike saavutada, on ju. Kas mina olen see inimene, kes siis jõuab nii kaugele või kas mina olen see inimene, kes võiks noh, luua mingit sellist äärmiselt ägedat väärtust, on ju. Siis ärilised uskumused on ka seotud igasuguste strateegiate, igasuguste planeeringute, selguse, visiooniga. Kõige rohkem ma näen seda, et ettevõtjad, ettevõtjatel ei ole sihukest asja isegi nagu mingit aasta turundusplaani. Ma ei tea, kui paljudel teil on aasta turundusplaan? Ei ole. Aga ilma selle aasta turundusplaanita on väga raske toimetada, on ju. Nii et enamusel ei olegi, et ei teagi, mida ma homme või ülehomme või järgmine kuu teen või mis kampaaniaid ma teen või kui sul selle vastu huvi on, siis mul oli see töötuba aasta alguses, nii et kirjuta mulle, kui sa tõesti hädas oled, ma annan sulle salvestuse. Siis edu ja võimalused, et mis üldse edu inimeste jaoks on ju. Et väga ka hoiab flow'st tagasi või sellest voolust tagasi inimesi raha teemal ja ettevõtluse teemal just see, et see edu võib olla ka sihukene, et sa põled läbi näiteks, ma ei tea, kas keegi on kogenud näiteks sellist läbipõlemist. Et ma ei tea, sa ei oska piire hoida ja siis tuleb liiga palju ja siis ma ei tea, juhtub igasugused head inimesed lähevad töölt ära ja sa pead ikka üksi rabelema, on ju. Ja võimalused ka, et väga palju öeldakse ettevõtluse kohta, et see on õnnemäng, ma ei tea, kui palju te olete kuulnud seda. Mina usun ka, et see on õnnemäng. Et see on juba suur õnn, et sa täna siin webinaril oled, on ju, mind leidnud, on ju, sest sa saad siit väga palju siis edasi liikuma ennast. Nii et võimaluste saamine on ka tegelikult uskumusest kinni. On ju, nii imelik, kui see võib kuulduda ka, aga mida sa usud selle võimaluste kohta, siis võimalused on ka uskumused.
väärtus ja ennast väärt olemine, et siis mis see on, et kas sa üldse pakud väärtust, on ju. ma eile käisin koolilaadal ja seal üks väga tore tüdruk müüs selliseid patsikumme, selliseid sametist, skruup või mis, mingi väga-väga moodne sõna oli. ja see oli käsitöö, ta oli õmmelnud need, selline teismeline tüdruk ja ta müüs neid 1 euroga. Jah, ma ostsin talt selle ära ja ma hea meelega otsin, sest ta ei tahtnud minuga üldse rääkida, ta ei julgenud mulle öelda tere, aga aitäh, onju. ja ma hoidsin ennast väga tagasi, et ma talle ei öelnud, et kuule, et see võiks olla 5 eurot, onju. onju, sest lihtsalt mul oli tast natuke kahju, aga ta, noh, ta isegi seda raha võttes ta ei öelnud mulle isegi ühtegi sõna, onju, et ta oli nagu, tal oli nii suur nagu see see müügile tulek juba oli vist nii suur katsumus tema jaoks, et see muud asjad kõik nagu olid vist veel hullemad, onju, ja eriti kui keegi ostma tuleb, see on eriti hull, siis see kaob kõnevõime ära, onju. nii et see on ka, et inimesed, et kuidas sa väärtused oma toodet, onju, ja, ja kuidas sa ennast on ju väärtustad, et sa ju oled, ma kujutan ette, et ega ta seda 1 minutiga seda patsikummi valmis ei õmmelnud, on ju. ja see kulu ka on ju, see ajakulu on ju. ja mõnikord võimegi tehagi heategevuseks, et noh, ma võin ka osta selle heategevuses 50 senti vahvli, on ju. ma arvan, et vahvli hind on tegelikult tänapäeval kallim, on ju, arvestades, et võinda ja kõike muid asju, on ju. teine kõrval müüb 1 või 2 euroga vahvlit, on ju. et see on ka, et inimesed, et kuidas ennast väärtustada oma panust, on ju. Nähtavus. Absoluutselt, ma ei tea, kas kellelgi on siin huvi ja ma räägin natuke rohkem nähtavusest, et siis anna mulle teada. Chatis ma siin vaatan, mis te kirjutate. nähtavus on ka uskumus, on ju. nähtavus on seotud siis sellega, et kas ma saan hakkama, on ju. jah, mis siis saab, kui ma fail'in, on ju, mis siis saab, on ju. ja nähtavus, uskumused, et näiteks, et nähtavus on mulle turvaline, on ju. on ju, nähtavus on mulle põnev, on ju, mulle meeldib olla nähtav, on ju, jah. mulle meeldib saada tagasisidet, on ju, jah. igasugused see nähtavuse teema, et mida nähtavam sa oled, seda rohkem inimesed sind leiavad, oled selles kindel, on ju. kas sa arvad seda, anna mulle teada. nii et praegu käib võidujooks ajaga ja tead, mis asjade pärast võidujooks ajaga see käib? sellepärast, et kes saab rohkem sisu toota, on ju, ettevõtjad, on ju. sest inimesed üha rohkem otsivad kasvõi näiteks chat-GPT-st mingeid teemasid või linke ja kust otsib siis chat-GPT? chat-GPT läheb internetti, on ju, otsib, et kus on, et kui sa oled 10 kohas on sul, ma ei tea, artikkel, et mida sa oskad või teed, on ju, siis ta ütleb, kuule, see on ikka vist nagu väga ekspert, on ju, selles vallas ja ma soovitan teda edasi, on ju. ChatGPT vaatab, vau, ta on nii paljudes podcast ides, ta on vist tõesti tegija, on ju, inimesed soovitavad teda, on ju. on ju. ChatGPT läheb, vaatab veel ringi, ta on Facebookis ka, vau, tal on lehel nii palju jälgijaid, ta on Youtube'is ka, on ju. et ta läheb, vaatab nagu teeb sellist turu-uuringut ruttu ära ja siis ta soovitab teda, on ju. nii et tegelikult on, mida rohkem sa suudad nagu videosisu ja ka kirjalikku sisu toota, seda parem praegusel ai ajastul, on ju, saad aru seda, on ju. ja seda rohkem su kliendid sind ka leiavad, et kui sa tõesti teedki oma kodulehekülje, riputad sinna ainult ühe blogiartikli ja siis ootad, keerutad näppe, on ju, et millal need kliendid siis mulle nagu millal see aeg tuleb, et mul ei ole ühtegi vaba aega kalendris, on ju, siis kahjuks seda väga palju sellisel juhul ei tule, on ju. et see on ikkagi sellest kinni, et nähtavust on vaja luua ise, on ju. väga-väga suur asi on sellele, et ja need on need uskumused, kui sa näed, on ju, et kui sa oma kehalt küsid, enne kui sa testid, alati joo vett, on ju, mina ka joon vett. et kas sulle näiteks meeldib näiteks teha, mulle meeldib näiteks, ma ei tea, webinare teha, on ju. siis minu keha ütleb, jaa, jess, webinari teha, nii äge, on ju, Heidi, on ju. aga sinul võib-olla on, ma ei tea, webinari, ma ei tea, külaliseks minna või kas kaamera sisse panna, et küll on jube, on ju. küll on jube, on ju. nii et see on ja siis keha, kui sa juba arvadki, et see on jube, on ju, või ennast välja panna on keeruline, siis sinu alateadvus teeb kõik selleks, et sa saaksid olla edasi peiduskivi all, on ju.
jah. nii et kas on sinu jaoks midagi huvitavat praegu olnud mm? -hmm. mu turundus ei ole see, ei ole olnud väga edukas kahjuks, nii et sa võid testida uskumust kohe. minu turundus on edukas, on ju, et mis sul keha ütleb, kas ei või jaa, lihastestiga on ju väga ilusti näitab, on ju. nii et kas sa näed siin valdkondi nii-öelda paranduseks? ma küsin niipidi sinule, kas sa näed juba tänasest jutust, et äh, valdkondi paranduseks? nii, anna teada, mis valdkonnaga sa tahaksid tegeleda, kui sa nagu, ma annan sulle, ma ei tea, võlukepikese, ütlen, et voh, ma aitan sul teha ühe valdkonna korda, mida sa siit tahaksid teha, mis sa näed ise, sest ma olen täiesti kindel, et sa kindlasti näed, et mis sind takistab, on ju, mis seal on, et võib-olla seal ongi, et sa ei võta oma äri tõsiselt näiteks on ju, väga paljudel teil on uskumus, kui ma energiast tunnetan, et ma ei võta oma äri tõsiselt. mina, mina olen algusest peale võtnud oma äri tõsiselt, on ju, aga paljud võtavad, kohtlevad oma äri justkui nagu hobi, on ju, et ma teen seda natuke, siis kui mul aega on, kui mul see high feeling peal on, et täna võiks teha, on ju, et siis ma lähen ja teen blogiposti, jah. aga nii see ei tööta, on ju. nii et kas sa näed, raha ei saa vahel töö eest kätte, on ju, ja kõik need on uskumused, on ju, et sa võid öelda ka, et oma uskumust testida, on ju, et mida sinu keha usub selle kohta, et kas inimesed on rõõmuga sulle raha toomas, on ju, või ei ole, on ju. ja kas nad tahavad sulle näidata, on ju. ja kui suur see nähtavus seal sees või nähtavuse hirm, kui sul seal sees on ju. et see on jälle seotud, et mikspärast see hirm sul on ju. eks siis saab veelgi sügavamaks minna, on ju. näiteks, et aga mis, näiteks Marge sinu puhul, et aga mis, kui ma ebaõnnestun, on ju. ja kas see kõnetab? nii et võid testida kohe, et ma kardan ebaõnnestuda, on ju. ja mida me teeme, kui me kardame ebaõnnestuda? mida meie alateadvus teeb? me ei hakkagi asjadega pihta, sellepärast et meil on muidu see ilus illusioon, et võib-olla me õnnestume, on ju. aga kui me ei tee asju, on ju, me ei tee neid kirju, me ei saada neid asju, siis me võime fail ida ja see fail imine, mingi energia osa sinust usub seda, et see on sulle väga-väga halb, on ju. jah, mina nagu räägin kogu aeg oma lastele, et siis pole midagi. küll on tore lugu pärast rääkida, kui sa fail'id, on ju. jah, kõik need asjad, on ju. nii et mul pole turvaline olla oma äriga nähtav, jah. nii et nüüd ongi see otsus, et kas sa tahad seda valdkonda muuta, sellepärast et need kategooriad, mis ma just sulle praegu näitasin siin, on ju, slaidil, siis äri Mastermindis on iga selle kategooria kohta moodul ja 24 uskumust, mis selles valdkonnas korda saab teha, on ju. nii et tegelikult on meeletult palju uskumusi, mida saab korda teha siis iga selle kategooriaga, on ju. nii et ja kõikidega nendega peab töötama, sest toome näiteks, et ma tegin eelmisel nädalal sessiooni ühe Ameerika daamiga. ta oli väga-väga edukas oma ärist, ta oli advokaat. ja ühel hetkel toimus temal läbipõlemine. ja siis ta tuligi minu sessioonile sellepärast, et ta ei julgenud otsuseid teha. ja otsuste tegemine on meile kõikidele väga vajalik, olete kindel, saad ise aru, et otsustamine on vajalik, on ju. et kui me ei otsusta, siis me ei jõua kuskile edasi. no otsustada seda, et noh, mis niši näiteks võtta ettevõtluses või mis tootega välja tulla või mida täna müüa või neid küsimusi on nagu miljon, on ju, iga päev, on ju. ja me töötasime siis sellega, et mikspärast tal on raske otsuseid teha. ja sealt tuligi välja väga palju just neid ärilisi uskumusi, et ta ei olnudki võimeline otsuseid tegema. sellepärast, et need otsused, mis ta tookord tegi, kui ta läbi põles, need olid talle väga-väga-väga kahjulikud. jah,
neid väga kahjulikku ta tervisele, ta perele, ta suhtele mehega, raha olukorrale ja mida alateadvus teeb, kui seal midagi sellist on, mida sa enam nagu ei taha kogeda, on ju, kui sa oled nagu nutnud seal või olnud sellises väga suures augus, siis alateadvus teeb kõik selleks, et sa seda ei kordaks. On ju, see on tegelikult väga hea asi, on ju, et kui ma olen, ma ei tea, panen lapsena kuuma ahju vastu käe ja põletan ära, on ju, pliidi vastu, siis ma teinekord tean, et ma seda enam ei tee, on ju. Aga äris see päris nii ei saa olla, sa ikkagi päris palju pead ikkagi tegema neid otsuseid ja päris äh, palju pead muutuma, on ju, muutma oma asju. Mis valdkond sinul praegu nagu kõige rohkem nagu kasu oleks, kui me täna töötaksime siin? Anna mulle teada, mis on see valdkond, pane mulle chati, millega sina tahaksid töötada kõige rohkem, et voolu saada. Sest kohe muutub, kui sa võtad selle takistuse ära selles valdkonnas, siis väga ilusti muutused hakkavad kohe jooksma. Nii et väike trikk ka, et kes sind käisid alateadvuse väljakutsel, siis sa võid ilusti siin lihastestida ka, pane selle slaidi korra tagasi ja sa võid täiesti siin lihastestida ka, et mis valdkonnas sul kõige rohkem kasu oleks muutused, et saada siis voolu ja rahalisse küllusesse, on ju. Nii et sa võid mõelda nii, et esimene tulp ja parem tulp, vasak tulp ja siis kas esimene uskumus seal, teine, kolmas teema, neljas on ju. Võid niimoodi täiesti välja nii-öelda kiikuda oma kehaga need, et millega sa võiksid töötada. Ja ma olen kindel, et enamus teil on rohkem kui üks kategooria, millega võiks töötada, on ju. Nii et sa võid täiesti võtta seda aega ja lihastessida, et mis on see asi, mis sind kõige suurema muutuse teeks. Mis valdkonna uskumused korda teha. Ja see võib olla selline huvitav tulemus, mis sul välja tuleb, et küsi endalt näiteks, et mis on kõige olulisem valdkond, millega ma peaksin tegelema ja vaata, kas või intuitiivselt tuleb see vastus, on ju, sest olete kõik nii intuitiivsed täna siin ka, on ju, või sa siis tõesti läbi keha küsid, et mis see võib olla, mis number see on. Nii. Nii et oma väärtuses kindel olemine, otsuste tegemine, nähtavus, oma ettevõtte tõsiselt võtmine, jah. Nii et sa näedki, et siin on nagu erinevaid asju, mis teil võivad olla. Ja siis ongi siis erinevad asjad, et kui sul on näiteks tegevuse eesmärgid on, kui me räägime üldse nendest erinevatest uskumustest, siis ongi selgelt määratletud tegevused ja eesmärgid aitavad ettevõttel suunata oma ressurssi ja püüdlusi, et saavutada korrektseid tulemusi, on ju. See tähendab, et ettevõttel on selge suund ja plaan edu saavutamiseks. Mida ma sellega nüüd mõtlen, ongi see, et tegelikult ettevõte, kui me räägime nagu, et me oleme inimesed, meil on keha, meil on hing, siis ettevõttel on ka juba, ma ei saa öelda, et ettevõte nagu hing on, aga ta on nagu energiakogum. Olete seda mõelnud, tundnud, on ju. Ja kui sa mõtled nagu mingi brändi peale, näiteks mõtled mingi Apple'i peale, siis ta tekitab mingeid tundeid sinus, on ju. Või mõtled Coca-Cola peale, on ju. Või sa mõtled, ma ei tea, mingi ettevõtte peale. Tegelikult Eesti riik on ka, valitsus on ka mingi ettevõte oma energiaga, on ju. Ja sinu ettevõttel on ka energia, on ju, millega sina mõtled selle ettevõtte peale, kas see tundub selline raske või tundub selline, noh, mis iganes see energia sul tundub, on täpselt see energia, mida ilmselt ka teised kogevad, on ju. Ja kui nad tunnevad, et see energia on selline, ma ei tea, selline räpane ja must ja selline, et nagu siis inimesed ei taha osta sellest energiast, on ju. Ja kuidas siis aidata selle ettevõtte energiat korda teha, ongi see, et tulebki töötada nende uskumustega. Ja aidata ettevõttel siis luua, et kui mina näiteks lõin oma ettevõtte 10 aastat tagasi, siis minu nagu taotlus ettevõtte loomisele oli ka see, et ma panin talle nime ka Heidi Blumberg International kohe alguses. Mul oli, kuigi mul ei olnud ühtegi ettevõtet 14 aastat olnud, on ju, siis et mul oli väga kindel, et see ettevõte saab üliedukaks, on ju, ja veel rahvusvaheliselt ka, on ju. Nii et see, mida sa ootad, see, jah. Nii et samamoodi mõelda, et mis on siis need igasugused määratletud asjad, mida sa siis nagu siis võiksid nagu
võiksid siis nagu oma ettevõtte jaoks teha, seepärast ma räägin ka hästi palju turundusplaanist, et kuidas seda turundusplaani asju teha ja kõike seda paika panna. Kui sul tuli nüüd teema muutus ja kasv, siis äris on pidev vajadus kohandada muutuva turu ja tehnoloogiaga ja teada konkurentsivõimeliseks. Seda me juba rääkisime, et kui sa ai rongi maha magad, onju, siis sul võib ka äri täitsa äh, see on täpselt nagu konna keedetakse, onju, et konn ühel hetkel, konn panna külma veega potti ja hakata seda vett soojendama kuni keemiseni, siis konn välja ei hüppa, sest ta ei saa aru, onju. et võib-olla sina oled ka oma ettevõttes või oma nišis või kus iganes, sa ei saa ka aru, et sul tegelikult kliendid kaovad ära sealt, onju, et väga palju inimesi juba ise õpib tänu ai-le väga palju uusi asju, onju. nii et võib-olla ei olegi sinul varsti tööd, onju, kui sa selles nišis nagu ruttu muutusi ei tee, onju. nii et avatus muutustele keskendumine pidevale kasvule on elulise tähtsusega, nii et kogu aeg nagu kui me nagu ettevõttes kogu aeg peaks investeerima ka kasvu, onju, nii et kuidas investeerida, ongi see, et sa ostad koolitusi, sa ostad mentorlust, coaching ut, et see kogu aeg peab olema see kasvule suunatus, onju, sellepärast et muidu tuleb taandareng. Kliendid on äri süda, jah. Nende vajaduste mõistmine ja rahuldamine, kliendisuhete loomine, hoidmine on äri edu võtmeks, onju. ma arvan, et te olete nõus sellega, onju. nii et need on ka, et kui su kehas tuleb juba energia, et sul on vastupanu klientidele, just nii nagu ma rääkisin sellest tütarlapsest, kes eile enne patsikumme müüs, onju. siis neil tuleb ka nagu rahvas. ma olin ainuke, kes selle patsikummi seal ostis laadal, onju. kuigi ma ütlen, et hind oli tõesti hea, onju, see 1 euro, onju. ja seal oli palju väikseid tüdrukuid, kellel oleks patsikumme vaja olnud, onju. onju, ja nende emasid, onju. nii et näed, et siin on ka väga palju seotud uskumustega. Usaldus ja enesekindlus on siis nii sise- kui välissuhetes aitab luua positiivset mainet ja julgustab lojaalsust, onju. et ma olengi enesekindel ja ma usaldan, et iseennast kõigepealt usaldan ja siis ma usaldan teisi ka, onju. ja ma usaldan, et mu kliendid saavad minu jutust täna aru. ma proovin seda kommunikeerida, et kui sa töötad oma uskumustega oma raha või ettevõtluse teemal, siis sealt hakkab väga palju paremini kõik minema, onju. Sest sa pead teadma ka, mis valdkondadega töötada, onju. loovus, onju. Innovatiivsete lahenduste ja uute ideede soodustamine võimaldab ettevõttel eristuda konkurentidest ja pakkuda ainulaadseid väärtusi oma klientidele. onju. nii et kui sa oled nii-öelda pioneer mingites asjades, jah. täna näiteks ma teen pärastlõunal teen koolitust ühele koolitusettevõttele, kus ma õpetan ai assistentide loomist. ja siis mõtlesin, et okei, et ma oma klientidele ei olegi õpetanud seda, et ma kindlasti plaanin juunikuus teha siis ai assistentide, võib-olla isegi mais, ma vaatan, kuidas siin, kui paljudel huvi on, kuidas luua siis automatiseerida oma töövood, on ju, 20 € eest kuus, on ju, jah. nii et sellised asjad, et need loovusega uusi tooteid teha või tabada ära, et vot praegu nüüd tuleb kohe nädalavahetusel emadepäev, onju, et kui palju teil on juba emadepäeva kampaaniad, emadepäeva tooted väljas on ju naistele, onju. et olge loov, et eile mul jäi Facebookis selline tore postitus silma. et kuidas müüa nagu kastist välja. ma otsin ka selle pildi üles, mis ma teile tahtsin, mul tuli mõttesse, ma jagan teiega. on siis nii, ma vaatan, kas ma salvestasin selle fotode alla. ma praegu seda näidata ei saa, aga pärast võib-olla jagan kuskile. on siis, oli selline asi, et USA-s oli pandud kinnisvaramaakleri reklaam oli pandud mähkmete osakonda supermarketis. ja tekst oli selline, et kas sul on vaja uut tuba või uut elamist, etteühendust. loomulikult, kui sul on mähkmed, siis sa mõtled selle peale, et jah, et võib-olla me peaksime siis kolima suuremale pinnale, onju, jah. nii et vaata jälle selline loov lahendus onju. Eestis ma ei ole näinud kuskil mähkmeosakonnas, et mõni maakler pakuks midagi, onju. aga täiesti kastist väljas, onju. nii et äge onju, et äärmiselt äge. nii mm.. ma korraks vaatan, et ma õiget akent siit jagan sinuga.
Nii, on sul praegu, mis sul on praegu kaasa võtud, anna mulle teada, mis sa oled praegu saanud endale aru, et mis valdkonnas sa või mida sa üldse võiksid teha sellega, et seda muuta. jah, et võib-olla sa saad rakendada juba seda alateadvuse väljakutsel õpitut, on ju. Siis võtame uskumused ka veel, meil on 2 kategooriat siin vist jäänud. et õppimine on siis selline ka väga äge kategooria. Pidev õppimine ja kohanemine aitavad ettevõttel püsida asjakohane ja innovaatiline, nii et mu ettevõte on õppimisvõimeline näiteks on ju ja see hõlmab nii uute oskuste omandamist kui ka uute turutrendide ja tehnoloogia jälgimist. Et kui sul on näiteks uskumus, et ma ei tea, tehnoloogia on mulle või arvutid on mulle rasked või müügitöö on mulle raske, on ju, siis see on kohe selline noh, mis absoluutselt paneb sulle siukse templi peale ettevõttele, et sealt ei saagi väga midagi teistpoolt tulla. elustiil ehk siis ettevõtte juhtide ja töötajate elustiili valikud võivad mõjutada nende töö tõhusust ja üldist ärikultuuri. tervislik elustiil ja tööelu tasakaal on ju. ehk siis, et kui tervislik on sinu elustiil ettevõtjana, sellepärast et kui sa ikkagi noh, ega inimesed tahavad osta inimestel, kes on ilusad ja toredad, on ju. Et kui sa oled seal siniste silmaalustega ja räägid mingist tervisetootest, on ju, siis see ei tundu väga usutav, on ju, on ju. või siis sa pead ise ka elama seda elu, on ju, et kui ma siin propageerisin aastaid tagasi keemiavaba kodukoristust, on ju, ma olin Norvexi üks esimesi Eesti maaletoojaid ja brändisaadikuid. pärast Norvex ostis mulle ära mul selle kaubamärgid ja kodulehekülje ja kõik asjad, aga see oli väga ammu, see oli 20 aastat tagasi. siis loomulikult mu kodus olid kõik keemiavabad tooted, on ju, mitte mul praegu ka nagu ei oleks keemiavabu tooteid, aga siis eraldi nagu ma noh, väga nagu vahetasin kõik igasugused asjad oma kodus, domestused ja afeerid välja, onju. nii et see on ka, et sa pead, sinu elustiil peab kajastama seda, mida sa teed, eks. onju, muidu ta ei ole autentne. turunduse müük. siin ongi siin efektiivsed turunduse müügistrateegiad, ma lähen siia inimesi sisse, on hädavajalikud ettevõtte toodete ja teenuste turule toomiseks, teadlikkuse suurendamiseks, tulu genereerimiseks. on ju, et milline on sinu noh, et sa pead nagu tegelikult ettevõtluses, kui sa juba oled, siis ilmselt sa juba nagu tead, mis asjast me räägime, turundusstrateegiatest, müügistrateegiatest. aga kui sa usud mingit strateegiat, siis see töötab sinu jaoks. ma olen nagu kohtunud inimesega, kes ütlevad, et oo, minu jaoks töötab ainult laadal müük, onju. et siis on väga raske online poodi teha, onju, kui ta ikkagi usub väga siiralt, et ainult laadal müük müüb tema toodet, onju. jah, et vähemalt me püüdsime, jah, püüdsime, aga ja isegi tegime e-poe ja tegelikult midagi hakkas müüma tal ikkagi, aga noh, seal lihtsalt võtab aega see asi. Siis ettevõtluses ka see kapitali juhtimine, sealhulgas sissetulekute, kulude, investeeringute, rahavoogude haldamine on äri jätkusuutlikkuse ja kasvu jaoks kriitiline. ehk siis ma arvan, et sa olete kõik nõus sellega, onju. et sa pead teadma, palju sul raha sisse tuleb ja välja läheb, onju, ja planeerida ette näiteks, onju. ütleme, et sul tulebki mingi suurem investeering korra aastas, näiteks maksad mingeid, ma ei tea, mingeid hostingu tasusid või midagi sellist, onju. et see on nagu ette planeeritav, onju ja, ja kõige see juhtida, kuidas seda kõike teha, see on ka uskumused, on ju. Siis absoluutselt on isiklik jõud, on ju, siin on see motivatsioon, on ju, kirg, pühendumus, on ju. nii et kui sa ikkagi ei usu, on ju, et sa ei usu oma ettevõttesse, sa ei ole kirglik oma toodetega, siis ega need töötajad ka väga kirglikud ei ole, on ju, on ju. et siis nad ikkagi väga raske on müüa, kui juht ei ole nagu paadis, on ju. nii et kui sina oled nüüd ettevõtte juht, sa peaks olema väga kirglik, on ju, et sa pead olema täiesti 100% uskuma, et see asi, mida sa müüd, on ju, või pakud, on tõesti nagu äge, on ju. on ju, mina nagu, ma juba mõtlen, et ma täna teile pakun, minu arust on nagu väga-väga äge pakkumine, nii et ole lõpuni ja kuula ära. Siis ja strateegia selgus ja visioon on ju ja
absoluutselt, et kas su ettevõte teab, mis on missioon, visioon, kas nende uskumused on korras, mis on ju. kõik see tegelikult on ka hästi oluline. ma arvan, et te tegelikult olete kuulnud visioonist ja missioonist, kui sul ettevõte on ju. aga kas sul ta reaalselt ka on olemas, on ju? kas sa une pealt oskad öelda, mis su ettevõtte visioon ja missioon on ja visioon, strateegia? enamus ei oska, on ju, aga need on ka uskumused. ja kui sa lähed suurte ettevõtete lehele, mis iganes Coca-Cola või Apple, siis sa näed kohe need strateegia selguse versioon on neil kohe ilusti kirjas, need asjad seal, on ju. nii et mõelda seda, mis sinu ettevõtte jaoks on. edu ja võimalused on ju, siis ka klientidega seotud nähtavus on ju, juba rääkisime. ja ma täna kutsungi sind osalema afirmatsioonide väljakutsel, äriafirmatsioonide väljakutsel, nii et see link on heidiblumberg.ee kaldkriips pakkumine ja siin on QR kood, täitsa ise tegin täna hommikul teile see QR koodi, kes tahab tulla telefoniga. see on 29 eurot. täna osalejatele on mul ka eriboonused, kui sa liitud tänase päeva jooksul, siis ma annan sulle kingituseks selle teise toote, mis ma täna välja mõtlesin, ehk siis ai assistentide töötoa, kuidas kasutada ai assistente ja saad täiesti tasuta tulla, see on ka 29 eurot, nii et saab 50% hoiad rahast kokku, kui sa tuled siia väljakutsele ja võtad selle pakkumise vastu. et see on ühekordne makse ja kui sa lähed, vaatad seal lehel, siis see afirmatsioonide väljakutse toimub maikuu lõpus. sa ei pea seal otse osalema, aga loomulikult võid, videod on siis hommikuti nagu vist oli kell 11, eks ole. esmaspäev, teisipäev ja neljapäeval on veebinar ja seal me teeme siis konkreetselt korda siis sinu äriafirmatsioonid. ehk siis ma aitan läbi afirmatsioonide teha korda sinu uskumused ettevõttes. ja ma tuletan meelde, et sul on siis sina ja siis on see ettevõtte energia, on ju. ja siis on veel rahaenergia, on ju. nii et idee on selles, et kui sul on, et kuidas need kõik need asjad nagu kokku sulandada, on ju. nii et ma loodan, ma panen selle chati ka selle lingi, et ma loodan, et sa oled sinna tulemas. ja kui sa tuled hiljem, siis on 29 eurot praegu varase registreerimise hind, aga täna webinari eripakkumine on siis, mis on väga eriline, on sest tegelikult sa saad väga-väga hea töötoa, kuidas teha ai assistentide abil siis endal äri paremaks, nii et see eeldab muidugi tasulist ChatGPT versiooni või cloud'i versiooni. nii et kuidas saada ChatGPT oma brändi häält rääkima, kuidas luua töövoole, kuidas hoida oma aega kokku, see kõik, millest ma ettevõtjatega iga päev räägin, on ju. äri Mastermindis ja igal pool mujal ka, nii et usu mind, nemad maksavad oluliselt rohkem kui 29 eurot. nii et selline tore pakkumine mul sul täna lõpetuseks ja ma jätsin meelega siia veel natuke ruumi ka sulle küsimuste jaoks. nii et ma sirvin korraks küsimusi ja sa võid julgelt küsida, mis siin on ja jaga mulle kaasavõtte ka, et mis on sul nagu suurim kaasavõtt, mida sa tänasest webinarist võtad, et mis on sinul nagu, kas sa aitasin sind natuke selle lahenduse poole siin? jah, et ülemõtlemisega algavad kahtlused, just. siis ongi hea kohe vaadata, kas see on ka keha usub seda, on ju, või siis või ei usu, on ju, nii et mul on kahtlused, on ju. jah, sa võid täiesti proovida läbi keha proovida seda, et kas see kehast tuleb hea tunne või halb tunne sisse. hea tunne näitab, et jaa, ma olen täiesti selles heas energias, heas vibratsioonis. halb tunne näitab, et seal on midagi, mis on vaja puhastada, on ju. nii et mida me teeme siis hästi palju energiatööd selle nädala jooksul, mis see väljakutse on. Facebooki grupp on sul eraldi töövihik, kui sa täna liitud, saad juba töövihiku endale kätte, hakata sellega tegelema, juba on seal olemas. ja saad tulla juba Facebooki gruppi. saame hakata juba eeltööd tegema selle video baasil siin, ma arvan, sul tuleb päris palju juba eeltööd välja.
rahalised uskumused on kõikides eluvaldkondades mul kõige nõrgemad, ma ei vääri raha, ma ei vääri raha, ma ei saa raha, seda tahaks muuta just. et äh, ma ei tea, $1 000 000 väärt, ma ei tea, toode on ju, ja nii et mina alati usun seda, et iga pakkumine, mis mina teile teen, on vähemalt 10 korda rohkem väärtust kui see hind. nii et ma ei tea, kas te olete kogenud ka seda, aga ma loodan, et te olete. nii, kas on midagi, mis sa tahaksid tulla, nii et liitu juba täna, liitu webinari ajal ja siis seda pakkumist me saadame eraldi teile meilile, need, kes täna liituvad. et seda me kuskile avalikult ei jaga. nii et see on selline salapakkumine, enne kui ma hakkan müüma seda väljakutset. nii, on sul küsimusi veel? mida ma saaksin täna sind aidata, kuidas voolu tagasi saada. ühesõnaga, need kõik head uskumused peaksid olema sul energiast tugevad, on ju. jah, ja tõesti, inimestel juhtuvad täiesti imed, kui nad teevad neid ärimastermindi mooduleid läbi. aga me saame sinuga juba alustada väga palju, et kui sa tahad nagu iseseisvat tööd teha, siis ma saan aidata sul neid uskumusi nii-öelda juba kaardida, sest tihti ühe-kahe uskumuse muutmine teeb juba revolutsiooni absoluutselt sinu enda energias, sinu klientide jaoks, raha jaoks, on ju. et mis juttu sa endale räägid selle ettevõtte kohta, on ju. kui muutused on veidi rasked, kas stressi tekitavad, kas peaks ikka edasi minema või leidma uued võimalused? eks seda tuleb vaadata, et kas see muutus on ikkagi väga raske, stressi tekitav, siis peab mõelda, võib-olla hoopis saab kuidagi midagi muud teha, on ju. et alati ei olegi või, no mul on näiteks, ma toon sulle ühe näite. mul on nagu üks me oleme väga palju erinevates kirjaportaalides, kus me kirju saadame, kolinud. mul on olnud vähemalt 4 erinevat kirjasaatmislahendust ja iga kord on see olnud kohutavalt tülikas. me oleme pidanud kõik kliendid kolima ühest kohast teise, kõik kirjatunnelid ühest kohast teise. see on olnud kallis, see on olnud ajakulukas. ja mul tuli nüüd jälle nagu mitte kirjatunnelil, aga see, kus me nii-öelda firmas teeme maandumislehti, et tuli nagu, seal tuli väga suur hinnatõus, nii et ma mõtlesin, et kaalusin ka, rääkisin oma tiimiga täna hommikul, et kas me hakkame jälle kolima neid asju sealt ära, on ju. ja lihtne vastus tuli see, et me ei hakka, on ju. et pigem maksame rohkem hinda, kui et hakkame seda kõike uuesti tegema, on ju, neid kolimisi. nii et tulebki kaaluda, on ju, et igal asjal on plussid ja miinused, on ju. ja väga paljude asjadega, väga paljud teemad ongi täna ühiskonnas surnud tänu ai-le, nagu ma rääkisin, on ju. et tulebki vaadata, võib-olla teha midagi hoopis teistmoodi, on ju. midagi, mida sa ei tea, on ju. et teen ettevõtte on energiaga ja just, ettevõttel on oma energia, just. ja ettevõttel on oma human design ka, kes teavad, on ju, et kui sa oled human design'i kaarti ka teinud, siis ettevõttel ka on oma human design, et minul on näiteks, mina ise olen projektor human design'is, inimdisainis, aga minu ettevõte on näiteks generaator, on ju, hoopis teine, on ju. kogu aeg tahab tegutseda, et kui nii palju kirju tahaks saata ja igasuguseid postitusi tahaks teha ja webinari saaks teha ja vau, nii palju tahaks teha, nii et aga sa peadki saama aru, mis sinu ettevõte on, nii et tuleta meelde, millal sa ta asutasid, mis kell oli, mine vaata heidiblomberg.ee kalkulis kaart, saad human design'i kaardi endale lasta ka ettevõttele teha, onju. nii et või enda kohta, kui sa ei tea, mis see on, siis on hästi tasuta, et see annab sulle teada, et mis tüüp see ettevõte on või sina ise, kui sa veel ei tea. et mul on Human Designi koolitused ka stardipunktis ja stardipaugus. et kes te seal olete, minge vaadake üle, kui teil selle vastu huvi on. nii, aga siis väga tore. nii, võtame viimased küsimused. näduse hirmu taga olevad uskumuse selgitused olid väga kasulikud. väga hea, super. kas sa oled oma klientide puhul märganud, mis uskumusteema on inimestel kõige tavalisem, ehk mis on kõige levinum põhitakistus, mis inimese äris kõige enam tagasi hoiab? üldjuhul on ikkagi see, et see on raske.
mingi asi on raske. inimestel on väga erinevad asjad rasked, nii et kirjade saatmine on raske, blogipostide tegemine on raske, töötajatega tegelemine on raske, onju. tiimi kasvatamine on raske, delegeerimine on raske, onju. jah, et kõik on nagu nii raske, et see on nagu suurimas, ükskõik mis valdkonnas võtta. et võib-olla sul on ka mingi teema, et sa mõtled, et oh, see on nii raske. alustamine on raske, onju. et see tuleb nagu põhimõtteliselt mingi asi on nagu kindlasti, kui nagu rääkida kliendiga, siis tead, et või siis teine asi, millega tuleks saada, kõik on nagu puder ja kapsad, onju. puder ja kapsad on ju, nii palju asju, nii palju võimalusi ja mõtlen, et vali üks toode, hakkame seda müüma ja siis te ei oska valida seda ühte toodet. siis ma aitan selle toote luua või valida, onju. jah, et teile ka ütlen, et kõige edukamad ettevõtted on see, kellel on üks toode ja müüb ühte toodet, onju. nii et pakkumise lehel ei ole see ai, aga ettevõtted on mõeldud, et see saadakse eraldi. Anneli, absoluutselt pakkumise lehel ei olegi, sellepärast et me peaksime selle peale seda webinari koheselt maha võtma, see on lisatöö. nii et see on selline salapakkumine, mida ma siis tõesti ainult täna sulle siin jagan. oi jaa, väga palju tuli välja juba siit webinarist, mida on vaja teha korda ja tuleb üle vaadata. jah, te saate seda uuesti vaadata, et see webinar jääb nüüd vaadata kuni nädala lõpuni ja siis ta läheb juba sinna afirmatsioonide väljakutse juurde eeltöö jaoks on ju, sest ma ütlen, et see kõik tuleb alles kuu lõpus on ju. et siis saate sealt seda teha, kes tulevad, need ei pea muretsema järgi vaatamise pärast. nii. kus see nähtavale jääb, ma saadan sulle linki meili, kus oled kirjas, eks Kristjan? okei, aga minul oli väga tore tund ja ma kohe olen nii uhke enda üle, et ma suutsin tunniga seda kõik selle jutu sinuga ära rääkida. nii et tavaliselt mul ei õnnestu seda, tavaliselt ma pean pooled slaidid jagamata jätma. täna seda ei juhtunud, nii et ma loodan, et sa tuled minuga edasi oma ettevõtet alustama. võib-olla sa isegi ei ole oma ettevõtte energiaga tuttav, milline see ettevõtte energia on ju. nii et absoluutselt ma ülihea webinar oli, noh Kaja, mul on nii hea meel kuulda seda. aitäh teile, nii et julgelt siis tulge osalema. jah, tulge osalema ja ma luban, et te saate kindlasti sealt hästi palju edasiminekut. ja väga paljud mu kliendid, enamus kliente, kes mul on ikkagi jõudnud 6-7 tuhande, 600 või 6-kohalisele, 7 tuhande kohalisele käibele, me räägime siis ikkagi käibest, mis on siin ikkagi rohkem kui 100 000 eurot aastas, on teinud läbi selle töö. on ju. ja see on esimene töö, mida ma üldse ütlen, enne kui ma ütlen, et keegi ütleb, oo, ma teen mingit pakkumist ja töötuba, ma ütlen, come on, on ju, alustame sellest, on ju. nii et ma loodan, et sa said paremasse kohta, sa tead, et mis probleem on, sa tead, kuidas seda lahendada. sa võid juba väga palju saada juba pihta alatase väljakutse baasil hakata tegutsema, aga ma arvan, et see tänane investeering 29 eurot on rohkem kui küll seda väärt. ja kui sa veel mõtled, et kui palju sa aega hoiad kokku sellega, kui sa õpid ära ai assistendid, siis see hoia siis postkastile silmad pilt peal onju. ja ma loodan, et see tuleb tore. ma panen selle lingi veel siia, sest ma ei ole kindel, kas ma kohe jõuan sulle selle meili lahti saata. nii et Heidi Blomberg ja pakkumine on siis tänane pakkumine sulle. nii et voilà, ei olnudki mitmetuhandene, sajane pakkumine täna webinaril. mõtlesin küll selle peale, ei saa öelda, et ma ei mõelnud selle peale, aga täna hommikul käis mul plõks onju. jalutasin siin aparaadiparklast oma koolitusklassi poole, sain kokku oma assistendiga ja ütlesin, tead, mina mõtlesin hoopis, et pakume sellist asja ja näed, siit ta meil on. nii et loodan, et sul tuleb tore päev ja haara siis oma tegevustes valmist. tšau.